Tervitan sind Kristuse Jeesuse nimel ja palun sulle tarkusi ja ilmutuse vaimu Issanda ja tema tahte tunnetamiseks. Tänases sõnas vaatame lühidalt, kuidas saavutada võit mingi haiguse või tõve üle, kui see meid kimbutama tuleb, aga mitte ainult. Tänane ilmutatud sõna aitab meil olla võidukas ka meie elu teistes valdkondades. Isa, tuleme su palgete Jeesuse Kristus nimel selles väelises, aulises ja kallihinnalises nimes, mille sa oled andnud meile oma poegadele, nimes, mille eest nõtkub iga põlv ja iga suu tunnistab teda Issandaks, Isa, sinu auks. Palume siis, Isa, ilmuta meile oma sõna, oma vaimu läbi, täida meid oma vaimuga, austa, Isa, oma nime, sest sina oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Las see loodu näha, et sa oled elav. Las see loodu näha ja kogeda sind, Isa, sinu poegades. Las sinu kuningriik tuleb, Isa. Las sinu tahe sünnib nii nagu taevas, nii maa peal ja ka täna selles hetkes siin. Olgu austatud sinu nimi. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Roomlastele 5:12 ütleb: sellepärast otsega ühe inimese kaudu patt tuli maailma ja patu läbi surm, nõnda on ka surm tunginud kõigisse inimestesse, sest nad kõik on pattu teinud. Sõna kuulmatuse tõttu päris Aadam patuse loomuse. Kuna ta oli inimkonna esiisa, siis kandus tema kaudu patune loomus edasi ka tema järglastele. See tähendab siis kogu inimkonnale. Iga inimene juba eostumisest alates kannab eneses langenud loomust. Ta ei pea mitte tegema pattu, et saada patuseks, vaid ta sünnib juba patuse loomusega ja siis patuse inimesena. Esimese Korintuse 15:22 ütleb: nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Jumal Isa saatis oma ainusündinud poja, kes oli ka inimese poeg, kuna inimene oli võtmeisikuks loodu langemises, siis pidi ka pääste tulema inimese läbi. Jeesus oli sündinud ihu poolest neitsist, aga vaimu poolest Jumalast. Tema eostumine neitsis pidi olema üleloomulik, ilma meesterahva kaasabita selleks, et temas ei oleks Aadama seemet ega patuloomust. Seega oma loomuse poolest oli ta puhas, nii nagu Aadam algselt enne pattu langemist. Kui Aadam oli kogu loodud inimkonna algus, siis viimse Aadamana oli Jeesus loodud inimkonna lõpp. Ma toonitaksin sõna loodud inimkonna. Temas mõisteti aadamliku soo üle kohut ja viidi täide otsus, milleks oli ristisurm. Roomlastele 6:3 ütleb: või te ei tea, et nii mitu, kui meid on ristitud Kristusesse, Jeesusesse, oleme ristitud tema surmasse. Me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühest temaga maha maetud, et otse kui Kristus on surnust üles äratatud Isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. 3. päeval äratab Isa Jeesuse surnust üles esmasündinuna ja uue loodu peana. 2. Korintuse 5:16: seepärast ei tunne me nüüdsest peale kedagi enam inimliku loomuse poolest. Kui me oleksime tundnud Kristust inimliku loomuse poolest, siis nüüd me ei tunne teda enam nõnda. Niisiis, kui keegi on Kristuses, ehk siis teisisõnu on võtnud Jeesuse Kristuse vastu oma elu Issandaks ja päästjaks, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Johannese 1. evangeeliumi 1. peatükk salmist 12. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Neile, kes usuvad tema nimesse. Ja pane nüüd hästi tähele, kes ei ole sündinud verest, ei lihatahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. Roomlastele 4:25 ütleb, et Issand Jeesus Kristus loovutati meie
üleastumiste pärast, aga äratati üles meie õigeks saamise pärast. Ja Roomlastele 5.1, et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis on meil rahu Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristus läbi. Niisiis Jumala sõna ütleb sedasi, et meil on nüüd temaga rahu. Ei ole enam vaenu, ei ole enam hukkamõistmist, ei ole enam hirmu. Ja Roomlastel 8.1 ütlebki, nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Sest elu vaimu seadus Kristuses Jeesuses. Kristuses ei ole surma, Kristuses ei ole needust, Kristuses ei ole haigusi ja seesama elu vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest. Edasi 31. salmist, mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis temaga meile kõike muud annetama? Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on, kes õigeks teeb. Kes on, kes võib hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel, kes meie eest palub. Ma olen veendunud selles, et ei surm ega elu, ei inglid, ei vürstid, ei käes olev ega tulev. Ei vägevad, ei kõrgus ega sügavus ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie issandas. Roomlastele 5.17 ütleb, et kui ühe inimese ehk siis Aadama patulangemise tõttu surm on valitsenud selle ühe läbi. Surm, haigused, tõved, needused, kõik see on valitsenud inimkonnas Aadama üleastumise tõttu ja kogu loodu on läinud kaosesse tema üleastumise tõttu. Siis edasi ütleb, et kui palju enam peavad need, kes saavad armu ja õiguse anni täiuse, valitsema elus selle ühe Jeesuse Kristuse läbi. Ennist me lugesime, et Jumal on teinud meid õigeks Kristuse vere läbi. Tema ülestõusmise tõttu surunuist on tehtud meid õigsuseks issandas. Ja Luuka 10.19 ütleb, vaata, ma olen andnud teile meelevalla astuda madude ja skorpionide peale ja vaenlase kõige väe peale. Nüüd siin ta ei räägi mitte loomulikest madudest ja skorpionidest, ehkki ka need kuuluvad siia alla, vaid ta räägib vaimsetest vaenlase vägedest. Ja ta ütleb siis niiviisi, et meile on antud Jumala lastena ja Jumala poegadena meelevald astuda kõige vaenlase väe peale. Ja miski ei tee teile kahju. Ometi ärge rõõmutsege, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmutsege palju enam sellest, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Mattuse 16.19 ütleb issand, ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud taevas. Ja mis sina iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Siin me näeme, millise meelevalla on issand andnud oma poegadele. Jumala lastena on meil meelevald meie eludes lubada või siis keelata erinevatel asjadel toimumast. See meelevald on antud meile ja mitte keegi ei saa seda meelevalda ära võtta. Meelevald Jumala lastele antud oma elus siduda või valla päästa. Ja kuidas me seda teeme, on see, kui me teame isa tahet, kui meil on Jumala sõna, sest Jumala sõna on ka kui vahemõõk, otse kui mõõk. Jumala sõna on elav, Jumala sõna on vägev, Jumala sõna tungib läbi, Jumala sõna eraldab hinge vaimust, on südame mõtete meelsuse hindaja, Jumala sõna ees on loodu, kogu loodu alasti. Ja Jumala sõna toodab oma liigi järele. Jumal ütleb oma sõnast niiviisi, et tema sõna ei tule tagasi tema juurde tühjalt, vaid teeb, mis on Jumal isale meelepärane ja saadab korda, milleks see sõna välja läkitati. Nüüd meil on kirja pandud sõna. Ja kui me võtame nüüd selle sõna, mille Jumala vaim meile on ilmutanud, teinud meile elava Jumala sõna ilmutatud sõna, ja kui me selle kõneleme oma suuga välja siia vaimusfääri, siis asjad hakkavad sündima.
ei ole, nagu ta ütleb seda, siis siin loodu hulgas, olgu kas või teemonid, langenud inglid, kes iganes siin taeva all, siin maa peal, maa all, taevastes ei ole loodud, kes saaks astuda sulle vastu või seista sulle vastu, kui sa püsid Kristuses. Kui sinu sõnad jäävad temasse ja tema jääb sinusse. Siis palu, mida iganes sa tahad, mis on kooskõlas isa tahtega ja see sünnib. Ja taas ütleb Jumal, kui kas või 2 mingi asja pärast siin maa peal nõustuvad ühel meelel Jumala tahtes, siis see sünnib neile. Nii et sellise väe ja meelevalla on tegelikult Jumal andnud oma lastele ja ta kutsub meid olema julged selles käima. Selleks, et see kõik tuleks esile, peame me tundma Jumala sõna, et me teaksime siis isa tahet ja kõik sünnib usu läbi. Usk tuleb aga järjepidevast Jumala sõna kuulmisest. Jesaja 53:4 ütleb, tõepoolest võttis ta enese peale, ta räägib Jeesusest, viimsest Aadamast. Tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast pekstuks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Ja tema veremete läbi on meile tervis tulnud. Pane tähele, siin ei ütle, et tervis tuleb, vaid siin ütleb, et tervis on tulnud. Millal siis see tervis meile tuli? Tervis tuli meile siis, kui issand Kolgatal ütles, see on lõpetatud. Kuna Kolgatal sai lõpetatud aadamlik sugu, siis sai seal lõpetatud ka kõik langemisest tulenev needus. Haigused, tõved, valud, vaevad, suutmatused, nõtrused ja surm. Mis me siis ütleme kokkuvõtlikult eelneva kohta, mida me siin oleme lugenud? Aadam ei olnud sündinud Jumalast, vaid loodud tema poolt. Aadama sõnakuulmatuse pärast sellega kaasnevad needused, valud, vaevad, haigused ja surm inimkonna ellu. Oma pojas viimses Aadamas viis Jumal isa tema poolt loodud aadamliku inimsoo risti surma koos patuse loomuse ja sellest tulenevate haigustega. Rikutud loomust ei saanud muuta. See oli lõplikult rikutud. Ja seda me näeme väga hästi Lutsiferi puhul, kes oli üks peainglitest, täiuslikult ilus, tema sisse olid loodud muusikainstrumendid ja ta võis käia otse kui tuliste süte peale. See on pilt sellest, et ta oli loodud täiuslikuks. Ja nüüd sellest täiuslikus olendis ühel hetkel leiti uhkus. Ta räägib ka, kuidas see uhkus temasse tuli, kuid see selleks. Ma tahtsin toonitada siin, et selline täiuslik olend, kui ta astus mässu oma looja Jumala vastu ja langes, siis sa võid ise näha, milleni on ta jõudnud. Ja isegi tulejärel, kuhu ta heidetakse ühel hetkel lõplikult, ei suuda teda enam tuua tagasi meeleparandusele ja päästele. Me näeme, mida toodab eneses patt. Milliseks on inimkond täna läinud? Hullusesse minemas vahetult enne issanda Jeesuse Kristuse tulemist koos kõigi oma pühadega, kes on siis praegu taevas, kes on surunud enne meid. Niisiis, see rikutud loomus tuli anda risti suruma. Nüüd sina ja mina, kui loodud inimsugu, olime viimses Aadamas, kui ta ristil maksis hinna ja suri. Meie surime ühes temaga. Ma räägin praegu sellest vanast loodust, vanast inimesest. Ja kuna patupalk on surm, ütleb Jumala sõna, siis see hind sai täielikult makstud. Jumala poeg suri sinu eest ja minu eest ja iga üksiku eest, kes iganes tahab uskuda sellesse lunastusse. 3. päeval äratab isa Jeesuse Kristuse surnuist üles nüüd juba uue loodu peana, esmasündinuna. Nüüd pakub ta uus sündi igaühele,
kes usub tema lunastustöösse. Ja kui me nüüd võtame Jeesuse Kristuse oma ellu vastu, võtame ta oma elu issandaks, siis me sünnime vaiminimesena uuesti Jumalast. Me ei ole enam loodud aadamlik sugu, vaid uus loodu Jeesuses Kristuses sündinud Jumalast. Mitte enam loodud Jumala poolt, vaid sündinud Jumalast. Kui me seda mõistame, siis võime võtta usu läbi vastu vabanemise igasuguse needuse, igasuguse haiguse, tõve ja igavese surmakütkist, mis kuulusid langenud inimsoole, aga mis ei kuulu Jumala lastele. Ja siin ma olen kirja pannud veel, et kõigel sellel ei ole meie kui uue loodu ja Jumala laste üle enam mitte mingit meelevalda. Mitte mingit meelevalda. Ja Jumala sõna räägib ka ühest sugupõlvest, kes tõuseb üles, kes heidab väljakutse surmale. Ja ta ütleb, et surm, kus on sinu astel. Ühesõnaga vahetult enne issanda tulemist saab tõusma üles põlvkond, kes ei karda surma, kes naerab nii-öelda näkku surmale, kes võib öelda surmale, surm sa peatud siin Jeesuse Kristuse nimel ja lahkud ja surm kuuletud. Ja lõpetuseks loema veel psalm 91, kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõigeväelise varju all viibib, see ütleb. Me näeme siin taas seda põhimõtet, kui oluline on vabastada Jumala sõna oma suuga. Nii nagu ta ütleb Rooma kirjas ka, et südamega usume me õigsuseks, aga suuga tunnistame me päästeks. See ütleb issandale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan, sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest. Oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitsevall. Ei saa siis karda ööhirõmu ega noolt, mis päeval lendab, ei katku, mis rändab pilkases pimedas, ega tõbe, mis laastab lõuna ajal. Langegu 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt, aga sinu külge see ei puutu. Aga sa vaatad oma silmaga ja näed, kuidas kätte makstakse õelatele, sest sina, issand, oled mu varjupaik. Kõige kõrgema oled sina mu hing võtnud oma elu asemeks. Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile, sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu, sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Sa astud üle lõvide ja rästikute, noored lõvid ja lohed sa lömastad. Ja nüüd Jumal annab veel sellise tunnistuse meie kohta, kes me teda armastame, kes me temas püsime. Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema. Ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen tema juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet. Jeesuse Kristuse halastus, arm ja osadus olgu sinuga nüüd ja igavikupäevil. Ma palun seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.